valmis? Jaa, valmis jaa. Ma olen nii elevil. Oled jah? Jaa. Varsti ulud nagu hunt. Vaatasin, mul on esimene nali juba valmis. Et vaata nii nagu seal videos on see oma thumbnail, vaata. Et peaks recreate ima selle thumbnaili uute riietega uues videos ja vaadake, ma tahan jälle hakata musitama. See läheb juba nii käest ära. Video pole alanudki veel, seda tahad juba musitada. Aga ühesõnaga varsti ulud nagu hunt, mitte BSA. See oli see su laul, jah? Ma ei ole su selle toodanguga kursis niimoodi. Ma solvusin nii kõvasti, et ma ei vaadanud peale esimest videot. See viibki meid siia, et nagu ma poleks elu sees uskunud, et me kuskil nagu istume siin samas laua taga koos ja mingi reaktime siin või hakkame reaktima siis mingitele asjadele. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. Ma oleks küll uskunud seda, sest vaata ongi, jaa, see on nagu Donald Trumpiga näiteks on niimoodi, et kui sa kedagi nii kirglikult vihkad, siis nagu öeldakse, vaata üks samm on nagu, kuidas see mitte kirest armastuseni, aga vihkamisest armastuseni on üks samm, vaata. Et ongi, kui ma olen juba skaala mõttes. Ei, Brigitte, ma ei armasta sind selles suhtes nagu. No, ma räägin, et selles mõttes mina võin küll öelda, mina sind armastan väga. Sa oled ikkagi Eesti parim suunamudja, kes ma olen? Aastas eksikama naine. Jah. Ütle jah niimoodi mulle. Aga oota, kus reaktimine käib? Me vaatame, kas me naerame. Mul on peas selles just tervitame ikkagi esiteks AZ and Chill kanali liikmeid. Ma mõtlesin, et ma toon ikkagi Brigitte siia teise kanalisse, et ta ei ole veel selle põhikanali nii-öelda vääriline. Aga siin me oleme. Ja mis seal ikka me... Mis sa kiusad meid? Meeldin sulle või? Me tulime siia siis reaktima seda kurikuulsat intekat, mis me tegime siis Kroonika sellel meelelahutuse auhinnadel. Nagu ma aru sain, siis see oli Sky nagu juba praegu põhimõtteliselt pool aastat või mis ma nüüd juuni on ja see on nagu top 1 uudis. No loomulikult. See on mingi 2 päevaga mingi top 1 uudis. Ja see on näha, et kogu see meelelahutusmaastiku hullukari lasti lõpuks ometi koos peole. Nii alkoholi voolas ojadena. Kõigepealt see Vaaki, ma pean kohe küsima, kuidas sulle show meeldis? No mina sain sinu nii-öelda tagu otsa päris kenasti nii-öelda jälgitud sellest, just sa olid mul täpselt seal, mina olin sul selja taga ja sa olid lihtsalt tuugasid mul seal eespool. No võt, see kõik viiski suuduseni. See oli, et mina suudan teda. Võib-olla. Nii, ootagi esimesed 5 minutit on kohe nii igav, kui sa üksi räägid ju. Okei, aga pane tööle lihtsalt, ma mingi joon samal ajal. Oota, ma tahtsin veel midagi rääkida. No. Ma ei tea, mis ma tahtsin rääkida. Jutust on nii palju siin. Pole kaua aega raadios saanud olla. Okay. No, mingid küsimusi mulle ja meelega vastan. Ühesõnaga jah, selles suhtes me vaatame siis, mis bardakiga me siin siis hakkama saime. See oli jah tõesti selline huvitav päev. See on täpselt siuke asi, mis sa ütled, et turundus 500 palun. Ja see on nagu see asi. Aga ühesõnaga, hakkame pihta. Sa oled nii kuri, kui sa oled videos, sa oled muidu palju sõbralikum. Olen. Ausalt, tegelikult on hästi tore inimene. Nüüd on esimene kord videos, kus ma näen vähem ülbe välja kui siin, aga vaatame nüüd. Sul on väga ilus soeng ja outfit kusjuures. Kas sulle meeldigi mu see soeng, kus ma tõmban juuksed ette? Siin sa oled ka selline natuke siuke mingi Hawaii beat. Take it easy. Aga ma isegi ei tea, ongi see on nagu 2 skaalat, vaata. See on formaalsem soeng, vaata. See on nagu siuke lihtsalt. Aga see, mis siin videos toimub, see oli väga, väga mitteformaalne, aga nii. Ja ühesõnaga, kas me vaatame lihtsalt algusest, siis pärast kui miskit on skipime. So boring. Andrei aasta suunamudija, mida sa siis sel aastal teistest paremini mudisid? See küsimus. Või keda? Ma ei tea, ma ise ennast nagu suunamudijaks ei pea. Mis sa hakkad juba vastama nagu mingi kohe nagu mingi oleks mingi koolipingis. Ei, aga nagu sa ise pead ennast suunamudijaks. Ma arvan, sa pead ennast suunamudijaks. Muidugi. Sul on mingi iga postitus lihtsalt reklaamne. Ei ole kusjuures enam, ma olen tõmmanud nii tagasi. Ma teen ainult ühe firmaga praegu. Ma ei viitsi teha, mul on vaata teisi asju etendused ja värgid. Aga kogu see mingi oma ei ole suunamudija, oled küll. Ei ole. Sa oled inimene, kellel on reklaamdiiliti ennast. Ei, ma olen sellest, aga ma ei taha see nagu nii... Alandav või? Ei ole alandav, lihtsalt nagu... Ära põe, kasva natuke ja võta raha julgelt vastu. See sõna üldse nagu väga ei meeldi, aga
aga ma ei tea, ma arvan ikkagi need videod ja kõik, kes neid videosi vaatavad ja toetavad ja jälgivad, need tegid selle töö ära ja hääletasid ja ilmselt kuidagi niimoodi läks. No. Ma lihtsalt nagu ütlen, et jumal tänatud, et ma siin nagu selles olukorras veel nagu ei olnud jokis. No. Sa olid kainesi videos või? Mul oli üks gin-toonik, no see mingi üks tervitusjook. Mul oli üks gin-toonik, ma põhimõtteliselt võtsin selle, hakkasin jooma ja siis juba tuldi vahele, siis ma olin nagu suht kaine, nii et see vaata ainult käsi, mis sellest intervjuust päästab. Mul oli ikka, ma arvan, mingi pool šampat oli küll all, see oli just värskelt siis, kui show oli lõppenud, vaata. Sa kulistasid kõik alla. Ma juba kulistasin ja mul Kristina tõi ju kogu aeg vaata juurde, aga ma olingi hästi tubli, et ma... Kristina poolt oli näha küll, aga no vaatame see, milline ta oli. Ma ikkagi olin show's, oli miisakas veel. Ja. Kui see suunamudija ei ole, siis peate auhinna tagasi viima ju. Jaa, ma arvan, ma annaks hea meelega tagasi. No. Kellele sa annaksid selle? No tegelikult neid suunamudijaid on päris palju, vaata siin. Kus minu Robin läks, ta on ka nüüd suunamudijana, annaks talle ära, vaata. Miks talle teisigi? Kui sa ütled, et suunamudija on sõimusõna, siis see on väga imelik, et sa tahad seda kellelegi teisele nüüd anda. Ei no Robinil ikka võib see anda kui sõimusõna. Ei tegelikult, ta ei ole sõimusõna, lihtsalt nagu, ma ei tea, mulle lihtsalt ei meeldi kuidagi see, nagu see, kuidas nagu presenteeritakse seda võib-olla ja kuidas, mis nagu maine sellele on, aga võib-olla kuidagi aastatega läheb paremaks. Eks see oli... No on nii tegelikult, ei või? Ja see, et sa tahad rääkida sellest Robinist, sa peaks just rääkima, ma olengi kõige vingem vend üldse Eestis. Ei no vaata, tegelikult on see, et ikkagi see on jälle turundus 500 palun, sest et kui ma nagu, me teeme nagu... Sooja muna jutt või? Oi, minul ei ole mitte midagi, ma olen mitte keegi. Ei, ma mõtlen seda, mitte seda, nagu ma mõtlen, et pigem ikkagi, kui Robin ka veel sisse tuua siin jälle kohe Robin mängus, me kõik asju teeme koos, meil on nüüd täiega palju projekte koos, nagu selles suhtes on ikkagi vaata... Mina ei teadnud sellest osast, mis siin toimus, ma ei teadnud mitte midagi. Sa kohe skipisid enda peale, jah? Jaa, kusjuures ma tõesti mõtlen, ma ei näinud seda osa. Nii. Ega YouTuber ka ei olnud ju olla populaarne võib-olla 3 aastat tagasi, et kõik olid mingi, sa oled see YouTuber, aga nüüd on nagu see, et sa oled see YouTuber, et asjaolud muutuvad. Järgmine on kindlasti TikTok selle jaoks, et kui praegu ütled, et ma olen TikToker, siis on mingi millega sa tegeled, aga võib-olla paari aasta pärast on see... Oota, ma mäletan selle YouTube'iga oli tegelikult, sa olid ju mingisugune aasta ju selles mingi Play Buttoni mingi saatejuht või mingi üritus oli ka, ma mäletan, ma olin ka seal. Vaadake, kui hästi ta on kursis mu tegemistega. Ei no, kui see oli minu... Vaatasid isegi Brigitte blogi aasta aega tagasi. Mina vaatasin. Ja Bachata videod vaatasin. Seda võime ka pärast vaadata. Meelde tuletada lihtsalt neid vanu ajaid. Kusjuures ma ei ole vaadanud ühtegi videot, mis sa oled teinud minust nagu kaine peaga mitte kunagi. Ma olen vaadanud ühe korra purjus peaga seda, mis sa tegid Bachatast. See kõige originaalsem Bachata, mitte see, kus sa Roniga keerutasid puusi või? Seda ma vaatasin, see oli naljakas. Midagi ma ütlesin selle kohta ka vist, on ju. No siis sa olid, my god, Andrei, see nii naljakas. See oli tõesti, see oli järjekordne kaos. Nüüd sa meeldid mulle. Miks alati on BSH pluss Andrei Sevakin võrdub kaos? You're bad for me. Aga samas nüüd me oleme vaata ikkagi see, et meil on Instagramis isegi nagu fan account, et BSH või mingi AZ ja BSH ship. On või? Kas ship, noad ütlevad ship või? Nagu ship, nagu nad shipivad meid. Aga ega see, kes ship väga kaugele ei sõua, see on pigem, ma ütleks, see on Titanic lihtsalt. Ja see on Titanic, jah. Icebergi otsa varsti läheb. Oi, see oli väga seksikas metafoor. Jällegi vastupidine. Kas su ema mõistab, mis töö see selline on või mõtleb, et vähemalt ta tegeleb muusikaga ka? Jaa, selles suhtes ta ikkagi näeb, et seal on nagu reaalne mingi väljund ja inimesed jälgivad ja saab elatist teenida sellega ja eks selles mõttes, see on põhiline ja sellega ta on rahul ja ma arvan, et lõpuks ma olen pärast siis 5 aastat talle selgeks teinud, et millega ma ikkagi tegelen. Miks sa YouTube'i tee? Ma võib-olla mingi hetk hakkan tegema küll. Sa teed oma seda Brigitte blogi? Mul on vaata lihtsam, ma ei oska lõigata ja filmida. Ma arvan, et see on järgmine samm küll ja. By the way, kas su juustes on keel või? Ei ole, see on lihtsalt, ma pesin juuksed ära ja tõmbasin üle pea, lihtsalt panin laki peale. Okei, aga ma mingi aeg võib-olla isegi tõesti teen, mõtlen küll, et järgmine samm kogu aeg. Mul on kogu aeg vaata mingid sammud nagu on ees, nii nagu mul oli, ütlesin juba Grete Baias Inglesika, et ma tahan Andrei Sevakiniga suudelda. Siis... Et kui sa ütled, et sa tahad YouTube'i, see samm sai tehtud on ja siis... YouTube'i ma ei viitsi, vaata ongi Instast ma ei viitsi, et ma saadan neid kuskile veel edasi, et las nad vaatavad, kohe näevad seda sisu. Jaa, aga vaata YouTube'iga on see, et ikkagi inimesed vaatavad seda põhimõtteliselt otsast lõpuni, kui ma su story't vaatan, ma lihtsalt panen kiirelt niimoodi. Jälle mõnitab mind, miks sa paned? Ei, see on nagu... Mu close friend story'd on üldse OG. Mul on ka see au nüüd pärast
pärast seda aastast beef on ikkagi Brigitte ja Close Friends'i nii-öelda Insta stories olla, siis. Need on, ma tean, jätame selle juttu. Jep. Ma avastasin sellise asja, et Jõgevalt on pärit Anita Sibul, Artur Rehi ja sina ja te olete kõik käinud ühes koolis ka vist. Kas Jõgeval... Sina ka ju? Mina ei tea midagi. Aga kas Jõgeval on mingit kummalist sorti vesi või miks sealt nii suur ülekaal siis tuleb? Ma ei tea, sellesse nagu Anita osas ma ei oska midagi öelda, sest ma mäletan teda kui jällegi hea klikimaterjal sulle, aga ma mäletan teda, et ta oli koolis kõige vaiksem inimene nagu üldse. Mis mõttes jällegi hea klikimaterjal? Siin pole siiani olnud mitte ühtegi klikitavat materjali. Aga ma ütlen, Kadi-Maari Võsu on ajakirjanikuna päris hea. No ma räägin, ta võlub lihtsalt igast asjast mingisuguse mingi clickbaiti asja välja. Ta on hästi ajakirjanik. Nagu selle turvamehe osas nagu reaalselt, see oli see paia üritus. Ma tegin reaalselt. Ma ei tea sellest ka midagi jälle. Ei no ma räägin, ma tegingi nagu sellest lihtsalt, ma tegin 1 sekundi nalja lihtsalt. Ta küsis, et kuidas sa nüüd mingi linna peal hakkama saad vaata või kuidas mingi, et naiste hordid tulevad sulle peale. Siis ma olin mingi, et ei pole hullu, mul lihtsalt Tarmo on mul turvamees vaata. Aga ei, jätke okei, ja sinna kohe jõuame ka. Ja siis ta nagu see tegi oma selle artikli ära ja siis lihtsalt pärast seda nüüd on mul turvamees. Ma ei teadnud sellest ka mitte midagi. Nagu tegeleb YouTube ja kõigi selle asjaga, on ju? Tegeleb, jah. Jaa, just. See on Andrei ma olen Andrei Sevakini fänn juba from day one, on ju. Vaatan ta videosi, on ju. Vaatan. Vaat seda vend seal tagana. Ja tal on meeldib kuulsus. Ta on see inimene, kui filmitakse nagu lapsi, vaata. Need on need lapsed, kes kaamerasse lehvitavad. Ta on tema. Ja tal oli nii vägev outfit ja nii vägev see kogu see seest. Ta lihtsalt pidi nagu läbi tulema. Aga ma ei saa, Kristina näeb nii hea välja, by the way, üliilus outfit. Aga ongi see, okei, vaatame edasi. Nii. Kommenteerin live, on ju. Sa ei vasta kunagi, aga ma kommenteerin live, ma olen nagu day one. Miks sa ära tõusid? Tõesti, mul on ka see küsimus. Palun anna sellele vastus, miks sa ära tõusnud? Täiesti oled. Nii ülbe kuidagi, ma vaatan miks? Kuidagi, vaata, sul on selles mõttes võib-olla lihtsam kui mul, et ma kujutan ette, kui sa lähedki kuskile peole, sul on nii palju naisi, nii kõik tahavad olla su sõbrad, kõik tahavad olla su pruudid. Ja vaata, kuidas ma tulen sulle külla siia omast vabast ajast, minuga poole külbitsed, Kristinale ei vasta, nii. Miks sa Kristinale pole laivides vastanud ja millistes laivides, kas Insta või YouTube? Sõbrad, ma olen ära tõusnud kõik. On, ta tõesti on. Absoluutselt on. Kusjuures mul oligi, oota, kus... Aga see ei ole halb asi. Ma käisin, mulle ei meeldi sellest, ma ei ole ära tõusnud sellest, nagu ärge pange tähele. Ja intervjuu esimesed 3 minutit, Andrei. Vend ajab siin, on ju. Pühakal oli mingi teema, mingi piffiga ma vaidlesin seal. Hakkas mulle ütlema, et Andrei, sa oled nii munn. Siis ma mingi, okei, mis asja, ma isegi tea, kes sa oled, vaatasid mingi. Ei no sa oled nii ära tõusnud, sa oled nii ülbe ja sealt see, ma mingi, mille pärast. Ei no sa teed siin kõva mees oled, et YouTube'i videos ja värki, ma mingi, okei, no selge, see, et ma teen... Tõesti sulle ligi üldse pääses või turvameest vahel või? Turvameest kuskil puhkas, no. Sellepärast ongi turvameest vahele. Selle turvamehed veel, et me varsti tuli vist mingi turvamehed. Nagu in conclusion, nagu sellepärast ma teen videosi, ma olen munn inimene lihtsalt. Aga kas sa nagu saad sellest psühholoogist ikkagi nagu aru, on ju, et miks ta sulle niimoodi ütleb ja nii? Tegelikult ta tahab sind. Ta tahaks olla mina 5 minuti pärast. Räägi Sevakin. Oota, Andrei peaks võla mulle ära maksma. Ei tea. Kavel on Igalt poolt tuleb mulle ära tõusnud võlgades. Müü see auhind maha ja maksa võlad ära ja siis vaatab edasi. Ei tea, palju see väärt oleks nagu. Mille eest sa Martile võlgu oled siis nüüd? Ma kunagi laenasin ta vesipiipu ja nüüd ta tahab seda tagasi. See vana Bachata partner oli ka seal ju. Ta oleks võid ka tulla. Sinu sõbranna? Minu väga hea sõbranna. Ma olen väga fänn. Ei, Grits on minu väga hea sõbranna. Ja, mulle ta väga meeldib. Mulle meeldib see ka, et Marti tuleb nagu dialoogi, aga Kristina on ikkagi osa sellest jätkuvalt edasi. Ta nagu kärib edasi, vaata, seda talle mingi Marti ära sega, vaata mingi süke. Aga kusjuures ma ei ole ikka veel Martile piip ära. Aga Marti, ma leidsin selle üles, ma leidsin selle üles. Kristina peaks ka üleüldse siin olema, näed jälle, Sevakin jälle Kristinat ei taha. Sorry, Kristina. Vesipiipu laenas. Ja, see vesipiip on meil juba kadunud 2-3 aastat. Kuula, ja see vesipiip pärandati põlvest põlven, et see ei ole odav asi. See on mu vanaisa nagu pärandus, ma sain aru, et teil pidi olema niisugune kuum teit seal ühe tütarlapsega. Vesipiip. Ja, ei ma teen. Mäletad üldse, kellega see teit pidi olema või? Jaa.
pärast ütled. ei tea noh. Vanaisa pärandus ja tuli ajast käis edasi. Ja põlvest põlve sa kaotad ära ja ei maksa kinni ka. Kes see ära kaotab, mis ta rääkib midagi? Kus see on? Minu käes. Tõesta. Ma lähen minema, miks ma üldse su intervjuud segan? Ma lähen minema, keegi isegi ei tea. Ei. Ma tahtsin küsida, kas Andrei mõne halva video on ka teinud kunagi? Aga vaata siis, kui Rannamaed mingid teemad lõppesid ära, siis korra oli igav. Ma olin mingi Andrei, mida sa teed? Aga ta tuli tagasi kõvemana ja parem. See Vali mind oli päris hea osa, ma täiega naersin. Ja see oli 40 minti pikk ja ma olen nagu see... Ma olen Gen Z, ma ei ole nagu pika. Mis sa arvad, et ainult Rannamaja ongi see, mida saabki rääkida? Ainuke asi, mis eksisteerib? Tead, mis mind ajab närvi või? Mina olen Rannamaja OG fänn, vaata. Ja siis ta teeb ilma minuta reakti. The fuck you think you are, nagu? See isegi pole kutsu mind. Mis tähendab Rannamaja OG lihtsalt? Ta ütleb original gangster, ütleb, tegelikult öeldakse vist OG. Ei, ma saan aru, aga nagu, kuidas ta end Rannamajaga seob? Kvalifitseerub Rannamaja OG fänniks või? Minu meelest vaata, tal on see teema, et ta võtab samamoodi telesaateid ja siis ta oma stories kommenteerib neid. Ja siis ta väidabki, et kuna tema esimesena hakkas kommenteerima, siis ta on Rannamaja OG fänn, which is true. Ta on alati olnud see, kes isegi juba Snapchati aegadest alati hullult nagu palju telekat vaatab ja kõike kommenteerib. On meil see aasta Snapchatter. Jaa, kunagi oli. Issa, mul oli, saad aru, kõige haigema, mul oli Kristinaga ka sama räme piif. Me oleme kättpidi kalla ja läinud. Me olime ka aasta aega tülist nagu ausalt selle video pealkiri. Lihtsalt nagu mingi... Aga ma hakkasin mõtlema nüüd, et kumb hullem on, kas aasta nagu suunamudija või aasta Snapchatter. Omal ajal see oli teema. Suunamudi ei ole üldse halb. Anna see muna mulle, kui sa ei taha. Ma oleks küll tahtnud seda. See on laua peal või klavari peal on see. Nüüd vend hakkab lahkeks minema. Mine võtab rikte. Siin kutsuma, aga enam Rannamaja ei tule ju? Tuleb sügisel, kuidas sa ei tea? Ma räägin, mina olen kõige korsis, ma tean, mis toimub. Supersa tuleb, Rannamaja tuleb, pluss veel 2 lisa mingi suhtesaadet. Meil on contenti rohkem kui küll. Saadet ka ju mingit asja ju? Mina issand, ma hakkan niimoodi contenti tootma sulle. Kas sa lubad mulle seda reaktida või? Absoluutselt, miks mitte? Mina olen saatejuht, ma olen lihtsalt see, kes hoiab seda koera nagu selle otsas. Aga räägi siis lühidalt. Ma ei tea, mul võtted hakkavad ju alles järgmine nädal. Aga sa tead, mis nagu sisu on? Ma ei saa öelda, aga 2 erinevat saadet pandi kokku. Üks on ehitusteemaline ja teine on puhkuse ja suhete teemaline. Ja siis on hübriid, kus mängus on 10 000 eurot, nii et selles mõttes. See on aus, see on tegelikult. On küll jah, minu meelest ka. Vaata, mis kui me lihtsalt nagu kaldum, kuna meil on ikkagi AZ and Chill kanal, siis me võts... See on nagu, siin on suva content, et siin võib nagu suva juttu ajada või? Come on, Brigitte, me reaktime koos praegu. See on nagu aasta sündmus praegu selles suhtes, aga ma lihtsalt... Kas see on mingi TV6 ja muidu sul on TV3 või? Põhimõtteliselt jah. Ma lahkun. Või ütlegi kanal 11 ja kanal 2. Aga ausalt, ma ütlen, mulle praegu vahepeal meeldib AZ see on chill nagu natuke rohkem, siis me saamegi siin nagu vaata veits nagu siuke jutustada. Ei pea kogu aeg nagu mingi nagu skit ja mingi nali ja siin ongi. Aga ühesõnaga, mis mulle meeldib sinu selle puhul, kui ma vaatasin neid reklaame, siis oli see, et sul oli nagu rahaline auhind. Nagu 10 000 eurot tegelikult on ju päris soliidne summa selles. Aga see ongi vaata nagu nende suhtesaadetega Eestis on bardaks see, et sa lähed sinna ja seal on nagu, sul ei ole otselt nagu mingisugust rahalist auhinda. Sa lähed, teed ennast nagu suht margi maha kogu Eestis on ju. Sa saad mingi... Ja see just, et see lõigatakse niimoodi veel kokku, et sa näed eriti debiilik välja. Sa saad mingi 25 000 mingit followeri, mis on tegelikult, mis ei ole tegelikult mitte midagi rasket on ju. Ja siis sa ei saa nagu otselt raha, põhimõtteliselt sa saad midagi seal teenida nii-öelda, sa jääd nii-öelda influenceriks on ju, aga ikkagi sa ei saa midagi teenida. Nõus, et seal on 10 tonni ikkagi. 10 000 on nagu soliidne, saad mingi paar midagi osta, paar võlga ära maksta, mis iganes on ju. Aga nagu selles suhtes nagu, kui me võrdleme sissemaksu kas või korterile. Ja me mõtlemegi, et kui me võtame välismaa asju, vaata kuidas seal on. Nad lähevad sinna suhtesaadetesse, nad võib-olla teevad margi maha, aga siis on see, et ma naeran miljonites sulle vastu. Ja sul on nagu jälgijaid ka. See ongi see, et võib-olla motiveerib ka, ma ei tea, kui palju sul nagu sinna kandideeritavad sinna saatesse. Ma ei tea seda niimoodi, aga ma täis tuleb ikka. Aga mõtlengi, et tegelikult kui sa nagu ikkagi 10 tonni näed, see on nagu väga hea boonus nagu sellistele saadetele. Ja mul mõtleb, Kristin on natuke nagu mures ja hädas, aga sa ei anna talle vastust, aga sa lihtsalt keerutad ja küsid vastu. Mille osas? Näe, võt, samamoodi praegu. Ma ootan kõnet, sa tead mu numbrit, kui ei tea, Google ta leiad. Teeme niimoodi. No selge, kas sul
sellel peol minu arust Kristjan ütles iga asja peale. Ütles nagu iga asja peale kuugelda. Mina ei mäleta midagi sellest peost. Ma mäletan ainult seda, mis laval oli. Okay. No, peale seda intervjuu ma ei lännu ka. Ühesõnaga olid, kõik olid midagi Kristjanilt küsida. No ma ei tea kuugelda lihtsalt. Oli või? Ma ütlen, ma rääkisin Kristjaniga üldse kogu peo jooksul 2 lauset kokku, sest see on nagu ausalt sama nagu vaatajatele. Kui sa käid oma parima sõbra või sõbrannaga peol, kas te vahepeal üldse jõuate rääkida oma vahel? Minu meelest ei jõua kunagi. Praegu, või mul on teistmoodi peod või? Ma ütlen praegu nagu väga raske. Ma olen päris populaarne. Ei, jah, aga nagu lihtsalt on see, et mul sõbrad lihtsalt ütlevad kuule, et ma ei viitsi suga enam peol käia. Kõik räägivad, jah. See on väga huvitav. Anname lonksus on ainus viis täna, kus meie huuled kokku puutuvad. Okay. Veits susplekk Kristiinal siin, Kristinal, sorry. Millega tegeleme, Kristina? Päeval töö ka on alles veel pärast seda infot või? Kuuleta, guugelda. Ei ärge pange seda ühesõnaga. Mul on tööda rohkem kui muda, eks ole, on ju. Udo Sepp on ju. Vend läheb lihtsalt täiesti lambist üle. Udo Sepa peale. Täpselt Udo Sepa peale nagu. Teadki, miks ta on kuulus? Siis mina ütlesin, ma tegin story, et sellest vennast saab kuulus vend ja näe, saigi. Ehk siis tegelikult sina oled see õige suunamudijana. Minu arust ka, aga mind ei nomineerita, sest et on black. Vaata mu reaktsiooni lihtsalt. See on nii naljakas. Mulle meeldib, et sa üritad seda kaost kuidagi hallata, aga nagu kaamera taga inimesed lasevad minna. Ei, mul oligi suht paljud mulle nagu pärast seda intekat oli ka, et mis siin toimub, kõik nagu reaalselt põhiküsimus pärast seda intekat inimesed saatsid selle lingi ja see oli nagu, mis siin toimus just nagu. Kaos. Ja siis ongi nagu, nad ütlesid, et kuidas sa suutsid nagu olla nagu nii chill või nagu nii suutsid vaos hoida. Sa olid nii kaine lihtsalt, sa olid meist kõvasti kaine. Just, mis ma tahtsingi, mis ma enne ka ütlesin, et tegelikult ma olin lihtsalt kaine. Suvede rassis on küll nii kaine polnud enam. Sa ka mitte. Lõigake välja, ma olen pudani mumm ära joonud juba, ma ei tea, millest olen. Ei, reaalselt tegelikult Andrei väärib seda auhinda täiega, sest et ta tõesti nagu sa mudisid suunda väga sa mudisid suunda ja ta videod on head ja minu lemmik, tead mis minu lemmik video oli või? Justinist ikkagi. Ja see oli kõige parem. Sa said ise ka vastu päid ja algu selle eest, mis sa seal ise korraldad. Miks ta sai vastu päid ja algu? Seal oli mingi siuke case, et midagi ma nägin mingi story'dest. Story'des oli ja siis isegi uudiseid tehti sellest, et kui see video oleks live oli, siis mingi Kristina seal põhimõtteliselt live chatis kommenteeris, et lõpuks ometi. Ja sa niikuinii vastad talle jälle nii seda, selles peab saime aru. Aga siis ühesõnaga ta pani, et nii cringe, et oli ka aeg juba teha, nagu mingi siukseid laused on. Ja siis pärast vist nagu ma aru sain, et nad olid Triinul isegi vist nagu head sõbrannad vist kunagi ammu. Ja siis sealt mingi case nagu tekkis. Et oligi, et miks ta niimoodi mingi räägib ja solvib ja või nagu solvab, kui ta ise nagu täiega, nagu ta räägib, vaata siukest kiusamist. Mingi siuke mingi teema oli. Sa kohe ütleb mu lemmiklause ka, lemmikhäälega. Minu video oli hea, aga mina olin ebaõiglane. See on alati nii, mina olen halb, aga Andrei video oli hea. Andrei video oli hea, aga mina olin nõme. No aga tegelikult on ju nõme nii. Mis asi on nõme? Sina olid raudselt palju nõmedam, sa võtsid mingid videod lahti. Ma sain rõvedalt puid. Ja, ma ei tea, Justin, tegelikult oli see, et alguses vist oli nagu safe on ju pärast need tema nii-öelda Justini jaa, ta käis minu selles ka veel ju. Seal ka ikkagi midagi ta ütles nii-öelda. Ühesõnaga Justini mina ütlesin ka midagi lolli seal, mingi YouTube või midagi. Ja mingi who's that YouTuber, mingi don't know him või? Ei, sinul oli lihtsalt see, et well-known YouTuber vist oli või? Või sa hakkasid big YouTuber ja siis, well-known YouTuber. Mingi siuke. Nii nõme või? Tegelikult ei olnud. Tegelikult oli küll. Ma vaatsin ta huuli. Hakkab pihta. Pool videot on läbi. Teate, ma ütlen ausalt, ma panin seda tähele praegu ja siis mu peas korra käis läbi, et mis siin toimus. Thumbnaili tegemiseks läheb. Nii, okei. Kas sa Martin Helmega oled ka juttu rääkinud täna? Ta on siin. Ma olen eemal hoidnud igaks juhuks. Tahab mind riigist välja veel saata äkki. Mis siin toimub? No
see oli väga hea nali reaalselt. Ei tegelikult oli tead, mulle meeldibki inimesed, vaata veits nagu enda üle ka nagu nalja teavad, et see on mingi, ma olen black ja mind sellepärast ei nomineeritud. Nagu vahepeal on see, sa saad aru, vaata kui inimene teeb seda tõsiselt või ta ütles seda naljaga. Jaa, see oli ülinaljakas. Ma ise kusjuures rääkisin ka Martin Helmega ja ma ei mäleta, millest ma tõesti ei mäleta, aga me rääkisime vist viimasest Riigikogu infotunnist, sest ma tõesti vaatasin seda nagu low-key fänn Riigikogu infotunnil. Wow, sa olid ikka harid ennast nende poliitikassadega. Mul mind reaalselt huvitab, ma ei tee seda meelega. Sinul ka siis see tee poliitikasse? Ei, sest et seal ei ole raha. Miks ma peaksin saama raha riigilt mingisugune 5 tonni, kui ma saan eraisikuna teenida, ma ei tea, 30. Panen tõesti mõttetu, panen ennast kinni kuskile. Pointless, pluss ma olen üks inimene 101. Ma ei saa mitte midagi tegelikult muuta. Ma saan influencerina rohkem nagu muuta ja suunda mudida. Aga kas nagu see, et sa muudad riigis midagi paremaks ei ole parem, kui sa... Aga ma ei saa ju muuta, kui ma olen tegelikult poliitikuna. Ma olen 110, ma olen ikkagi ühe erakonna ikkagi nägu ja ma olen ühe erakonna ori. Aga ma ütlen, ma suudan kõikide inimestega maailmas leida ühisjutu teema. Nagu Kristina. Ja ühesõnaga nüüd kõik teavad, palju sa siis teenid? Ei, nii palju ikka ei teeni. 30, seda mitte. Kogu aeg. Jällegi clickbaiti materjalid olemas. Me siis kõik, ma ei tea, võta oma muna kaasa. Ma olen liiga palju mumme joonud. See ei ole sponsor, ma olen isegi ostnud kõik need pudelid on ja vaadake, milline ma olen. No mis tasuta contenti sa sky.ee-le teed? Tere, ma olen neile teinud nii palju. Okei, ma mingi hetk sain raha ka, kes ma tulin ära. Ikka tegin contenti edasi teile. Ma saadan arve teile, ärge ei, saad aru. Aga ma räägin ära, et ma saadan arve. Kui Vaidal on mingi probleem, las helistab mulle. Mis arve? Sinu laps sündis meie eetris praktiliselt. Mis teie eetris? Kristina, kas see vaagi? Nüüd me suudame. Vaata mind lihtsalt. Ja ma olen mingi kiskja nägu reaalselt. See on lihtsalt thumbnail. Ja kas ma tulin nagu lausega Kristina, kas see vaakin? Nagu mida muppi? What was I thinking? Nagu ma ei saa aru ausalt, mul oli siuke pingelangus. Ja siis ma olingi nagu, et oi, mis siit nüüd saama hakkab. Kristina tuli hijackis, Marti tuli hijackis ja kui Priite Susanne Hunt tuleb sinu intekat hijackama, siis ja ma juba teadsin, et siit läheb midagi lampama. Räägi kõik tahad see Vaakini intervjuusse tulla. Oi, mis sul käes on? E-sigaret ja pidudel teen. Mis siin toimub? See on see klassik mingi, ma suitsetan ainult siis, kui ma peol käin. Ja on ja, ausalt, sest et ma isegi joon kohvi ainult siis, kui ma trenni teen, muidu ma joon matšalatat. Kuna ma vaatan Riigikogu infotundi, ma olen vanemaks saanud, okei. Ma isegi pühakal suutsin ainult 1 päeva olla. No, miks sa ära läksid siis? Ma tahtsin olla reaalselt mingi perekonnaga koos. Nagu sõbranna perekonnaga. Väga usinad, kutsusin sinna teisele päevale. Ma nagu kiimas näen välja natuke ju. Päris jube. Vaata, kus ma aelan su peal, tõesti jõudnud, ma ei joo enam alkoholi. Sa oled nii hea lõhnaga. Ma saan lõpuks juua. Kui naine ütleb, et mees on hea lõhnaga, see tead, mis see tähendab, on ju? Ja keemilisel tasandil, nägid? Juba lappes. Jaa, miks me kõik see Vaakini video intervjuud Kas see küsimus oli? Tead, miks? Ma ei tea. Suuna mudija. Ma olen räme suuna mudija. Me võtsin Brigittelt ära selle auhinna. Sa lubasid, kui sa saad influenceriks. Ta ei ole mulle kunagi lubanud. Siis me teeme musi. Kust see tuli? See on täiesti, it's all lies. Ma mõtlesin seda, et nagu, et okei, et ma tahan musi, vaata, ma mäletan, me rääkisime sellest nagu mingis selle Paia sellele musavideo üritusele, on ju. Aga nagu see jäi sinna paika. Aga ma mõtlesin ka, ma naersin, et aga ta ei ole ju mulle midagi kunagi lubanud, kust ma mõtlesin seda. Kui sa vaatad siin, siis tegelikult ma mõtlesin, et sa tahad nagu, et kui me lähme nagu, teeme musi, on ju. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, noh, kiire põse musi, vaata, on ju. Vaata, ma panen põse ette. Nii, oota. Siis oled järski mingi, ei, ma olen siin, vaata. Ma aru ei saa, mis sul viga on, suudelda ei oska või? Oskab küll. Nii, Andrei otsib uusi vanemaid. Kellele Kristina näitab. Näe, vaadake, content, suudlevad. Kõik nad suudlesid, jah. See ei oli musi, see ei olnud mingi suudlus. See oli musi, jah, see oli musi. See oli siuke kerge musi. Ja midagi jäi veel sisse. Tegid musi. Selle peale, no kuidas mu huuled meeldisid? Sellele sa ka ei vastanud. Kas sa seda panid tähele, mis ma siin tegin? Selle
tuleb ajalukku. No kuidas mu huuled meeldisid? Sa oled see vend, kes, ma tean küll, mul on hästi värdjas nali pärast. See, kes on nagu, said aru küll, mis on selle all. Terve. Ei, tegelikult ma vaatasin see, et sul on selline kenasti punased huuled, et äkki ma hakkasin muretsema enda huulte pärast, et ma pärast inimesed vaatavad. Ma vaatan siin nagu mingisugune, see oleks nagu mingi juustuburger purjus inimesele öösel kell 4:30. Õudne. Issa, ma saan lapsed kunagi, need tahavad vaatama seda. Tartus vaata käib mingi pärast shooter, seda faster, siis sa oled mingi vinkupraad. Sa oled see. Siis olid pehmed või? See eetris saada nüüd kinnitus, teeme Rannamäe Rekti koos või tee? Mis asja me teeme? Rannamäe Rekti koos, ma saan kaineks, siis teeme. Saad kaineks või? Päätage ära. Ma olen mother. Nii, oota, räägi, mis Ma olen küsimus ema, oli? eks ole. Esiteks, Kristina põhiteema on see, kas te teete Rannamaja Reacti ja minu põhiküsimus on see, et mis küsimus oli. See lihtsalt ei tea mitte midagi, mis toimub. Ja see vaaki lihtsalt küsib ainult küsimusi vastu. Aga palun vasta siin videos ära. Nii, Kristina andis mulle õpetussõnad kaasa. Kas tuleb Rannamaja React koos Kristinaga? Aga ei tule seda Rannamaja. Ta ju ütleb sulle videos, et tuleb. Aga mina tean, et ei tule. Eks kui tuleb, siis me võime teha. Aga kui tuleb, aga mina tean enda andmete järgi, et ei tule. On aasta seksikama mehe tiitlit. Vist aasta intervjuus. Aasta seksikaim mees või? See on kindlasti Oota, aasta seksikaim mees, mul küsiti seda 4 korda, ma ütlesin kõikidele meestele, kes küsisid, et sa oleks pidanud olema. Kes see on, mina või? Ei, kõikidele, kes küsisid, vaata, ma ütlesin, sulle oleks pidanud olema sina. Ja siis veel 3 tükki, kes küsisid, ma ütlesin, jaa, sa oleks kindlasti pidanud olema sina. Ma ei saanudki siin top 3. See oli... Natuke jõuab, kui saad vanemaks ja värki siis. Samas ma olin 25, kui ma olin. Andrei, miks sul naist ei ole täna kaasas? Väga hea, et ei ole, mina olen siin ju. Ja sellepärast ma võtnudki, et sa saaksid siin minu kallana. Ma ütlesin reaalselt ühe lause, sa vastad mulle täpselt sama lause. Ja ühtlasi ausalt öeldes see lause, mis mu suust tuli, ei olnud esimene ja viimane kord sel õhtul, kui ma sellist lauset kasutasin. See lõika välja. See on sama nagu seal videos. Lõika see välja. Midagi lõigata välja. Oota, aga mis su turvamehest sai? Oled sa tema juba ära kaotanud? Turvamees, mul on Robin täna kaasas. Selles mõttes tänud. Ongi, ärge mõnitage, palun neid turvamehi ausalt, ma ei suuda. Tänud, et sa kirjutasid sellest, et mul on turvamees. Nüüd Brigitte võttis ka julgelt nagu minu järgi, vaata. Kas me tegime mossi selles intervjuus? Kuule, Andrei, kas sa Pühakale tuled või? Meil on seal ka turvamees. Pühakale tuled või? Aga ei. Selles suhtes, et ma ütlen kohe. Kristina joodab mind. Mulle meeldis, kui ma lihtsalt Kristinale vastan. Ei vasta. Pühakale tuled või? Rannamäe Rääkti teema või? Aga ei selles suhtes, et ma mõtlesin küll tõesti, et blä. Ma lihtsalt ei vastanud. Saate aru, ma kutsusin vend, et tule Pühakale, siin on nii lahe, mega lahe on esimene õhtu. Siis vend oli mingi, ei, ma ei tea, et ei hakka tulema, see aasta ei tule. Mitu päeva ette ütlesin, tule Pühakale. Nii, ja ma ütlesin, tule. Ma küsisin, vaata, tegin nalja, et Pühakale tuled. Ja siis oligi, et lõpuks, kui sa tulid, siis mind ei olnudki seal. Me pole siiamaani saanud pidu panna veel koos. Brigitte kutsus mind ja siis ma mõtlesin, et meil ei olnud nagu jaanideks enam plaani. Siis mõtlesin, et okei, Pluto ka oli seal Pühakal samal päeval. Mõtlesin, et teeme koos, hüppan lavale ka koos temaga. Siis tavai, lähen Pühakale. Siis Brigitte, kui kutsus, siis lõpuks läks ise ära. Ta lubas seal content'i teha, ma küll ei tea, mis content see oleks pidanud tulema. Suudlema oleks hakkama, ma olin juue täis ju. Mõtle seal kuskil Pühaka lava ees lihtsalt. Muidugi lava peal, mis asja. Ja seekord poleks piirdunud musiga. Kujutate neid stories'id ja kõike seda materjali, siis oleks tulnud nagu wow. Content, mul on vaja etendusi müüa, sul on vaja merch'i müüa, läheb. Jah, turundus 500 palun. Aga tegelikult peaks ühe mingi limited. Okei. Ma tahtsin öelda, et mingid limited edition mingisuguse merch'i ja asja tegema. Kindlasti teeme, jah. Nii et äkki võib-olla kui see video välja tuleb, äkki siis midagi on üleval, nii et kui siis eks me näe veel siis. Meil on mille seast valida ka midagi. Ja neid lausid on päris palju ja tegusid tuleb juurde. Palun tee sellest ka artikkel, on ju, et mul ei ole turvameest.
ma olen nii palju puid selle pärast saanud, et kes mina olen, et ma turvamehe endale võtan. Tegelikult mul ei ole turvameest, aga juhis Brigitte võttis päris tõsiselt seda asja. Mul küll on, mis sa mingi vaenad, et suba raha turvameest võtta või? Ta on võlgu, ta ei saa, tal on raskesti jah. Ma olen vesipiibu. Lähme teeme veel musi, Andrei, nii hea tuuled olid. Kuule jah, palun teile siis intervjuu eest. Sa oled täpselt nagu selles bachata videos, kus sa oled nagu mingi, kuule ma ei viitsi nagu kuulata, lihtsalt tantsime bachatat palun. Ja siin on mingi, kuule lihtsalt ole vait, ma pamm tatti vaatan. Oh my god, issa kui jube Eesti inimesed näevad, et ma olen nii seksapiilne kuidagi. Kõik arvad, et ma olen vähe saanud selle video põhjal. Ja Ellame on ja. Irene, võta kokku ennast ja maksa arve ära. Tšau, love you. Irene, maksa arve ära. Ja kõnnib minema. Love you ja siis paned niimoodi. Love you, bye. Sinu kuulda fraas, no. Mulle siis. Ei, aga see musi oli lahja, seda huulepulga jälge ei olnud. Ma jälle, lihtsalt mingi aelen su peal. Mulle meeldis, kui see Kadi mingi surub ka veel. See musi oli lahja, tehke veel. Chris Jenner, jaa. Mis asja? Ei olnud, no siis on hea huulepulk. Seda ma ei vaata. Kurat, ei jää nii, et mina tahan, et ema... Seda ma ei vaata. Get rekt, Brigitte. Miks sul on vaja ära panna? Kas sa oled kunagi... Paljud mehed tahavad mulle ära panna, kas sa oled niimoodi korvi saanud? Ma ei mäleta, et oleks. Aga nüüd mäletan. Ja, nüüd on nagu täitsa tõestusena siin, et siis saab kunagi... Jube ju, ma olen muidu ikka korvi saanud täiega. Nagu ma olen nii hull peast ju, keegi ei talu mind. Kujutad ette selline naine sul. No täiesti jõudne ju. Mõte ma olen avalikult välja öelnud ka mehele, et isegi kui me käime, sa oled ikkagi sõber, sest enne abielu on mul kõik sõbrad ja mõni sõber on lihtsalt parem kui teine. No milline mees talub sellist naist? Ma võtan ausalt põgenege teises suunas. Aga ühesõnaga, ma võtan uhkusega selle au või selle tiitli vastu, et ma olen siis esimene vend, kes niimoodi otse kaamera ees korvi andis Brigittele. Ma ei taha seda osa. Andke pigem selle eest mulle see auhinda. Jaa. Ma ei taha. Selle pildiga ma pole okei. Esimest kord elus korvi praegu. Sai küll. See ei jäänud kaamera peal on ju. Sealt tuli ka. Ma ei tea, vist ikka jäi. Ei jää. Lõpetage ära kohe. Mis sul viga on? Mis mul on? Sul on endal mees olemas ju, ei või? Mul on mehi maailm. Aga miks sa küsisid, kas mul on mees? Ei, aga ma tean, sest et... Sa tead, et on või? Ei, ma tean, et sul siin päris... Content. Ärme tülli lähe, ma eitan kõike niikuinii. Eitad või? Muidugi. Kas ma hakkan nimesid ette laduma või? Kelleks, esiteks, siin videos on näha, mina pühendun sulle, mina tahan suudelda ainult sinuga. Sina oled see, kes pöörab selja ja läheb Pühajärve teisel päeval ka kuskile jahi peale. Mina olin perega kodus, mitte küll oma perega. Nii et ma olen ingel. Ma olen valges ka kusjuures. Aga ikkagi, kuidas... Ma ei räägi rohkem. Nüüd on uus piif, no. Ta on mingi bussi lihtsalt. Selge suund on nüüd siis korralikult muditud. Ma loodan, et õhtu jätkub mudides eraldi ja koos ja nii edasi. Ma arvasin, et sa oled see inimene, kes ei löö risti ette. Mis sa mingi kusekas oled? YouTube'is julged kõikidele puid alla panna. Kui on natuke musi. On mingi, oi, mul on kohe mingi, kõik on hädamajas. Sa peaks olema see mees, kes läheb, kui ma ütlen, ma olen valmis. Sa tuled, sa ründad mind, ma olen selili siin. Selili murus, sest öeldakse ju murus, mitte muru peal. Ma eeldasin tõesti, et sa oled selline, et sa tuled lihtsalt, sa lükkad vastu seina. Ma olen vasta seina, mitte murus, ma olen kaineks saanud, nüüd ma olen vasta seina. Murud lihtsalt kuskil seal kroonika seal. Keksid seal nagu konnakene kuskil seal, ma ei tea, murus on ju. Sest ma ei suudlenud sind. See oli musi ju. Tõesti musi, et sa kui sa vallaline ka veel oled. Kusjuures tegelikult sellega oli see case, et... Et ei olnud või? Ei, ma tahan öelda, et sellega see, et inimesed ei olnud rahul sellega, mis sa ütlesid. Tead, miks või? Noh. Sest et... Need, kellega sa oled suudelnud või? Ei, oota, siin on... Andrei suudleb hoopis. Siin on muu teema. Vaata, ma otsin üles ka selle. Vaata nüüd. Seda mainiti küll ainult korra, aga mind häiris Brigitte ja Andrei intervjuu juures kõige rohkem see, et kui osapooled oleks olnud vahetuses, oleks hoopis teine lugu olnud. Kui meesterahva oleks naisterahvale sedasi peale surunud ja öelnud, et ta on pussy, sest ta pole nõus musi tegema, oleks meedia teisiti reageerinud. Ma olen täiesti nõus. Ehk siis, kui ma oleks sulle öelnud, Brigitte, sa oled nii pussy, et sa minuga mingi tatti ei pane, siis ma oleks cancelled. Kindlasti, jaa, 100%.
ma olen nii nõus selle miks sa cancelled ei ole siis? Oota, miks ma cancelled ei ole? Ma võtan omaks selle süü. Sina hakka Kristinaga Rannamäe reacti tegema. Ei tegelikult see on jah, sellest, et see on nagu veits ongi nagu jah, sellised. Miks ma sellest Kristina Rannamäe reactist rääksin praegu? Ma ei tea. Aga mis küsimus oli? See on see täpselt, sa ise üritad nagu. Sa kasuta minu taktikaid siin praegu. Aga oota, miks teda häiris ikkagi? Ma ei tea, minul on nagu. Oota, ma küsin, mind juhiti, kas teda häiris, kas sind häiris? Ei, ma just tahtsingi sinna jõuda, et tegelikult nagu minul on nagu see, et sa ütled, ükskõik mis sa ütled, mind nagu. Sind ei häirinud, et ma tahan suga suudelda, see on kõige ilusam nagu kogemus aastal 2021, et meest ei häirinud. Ma üritan temaga suudelda ja ta ei taha, aga mina olen see, kes näed, mina olin ebaõiglane jälle. Andrei tegi kõik hästi, aga mina olin ebaõiglane. Muidugi, kõik saategi puidna. Minul on alati õigus lihtsalt. Nüüd tuleb uus reacti video sellel samal intervjuul Andrei kanalile. Ma reaktin ise, ma teen ise video talle kanalile selle asja peale. Mulle ka ei. Ise teen video talle kanalile. Ma ei tea. Oligi, et sind ei ole vaja, ma tulen ise su kanalisse. Kas ma lahkun praegu? Siit vaatad edasi üksi. Võtad mu kanali üle lihtsalt. Oota, aga vaatame keha, kellega ma kohe taandusin. Aga kohe ma naasen, ma arvan. Show oli super ja ma jäin ülirahule, tõsiselt. Koiduga oli nii kõva. Keegi ei küsinud, Brigitte? Ma ise küsisin. Harju ära, me oleme varsti suhtes. Ise vastab lihtsalt. Miks mul oli vaja, äkki mul oli äkki see, et kui ma olin juue täis, ma sain aru, et issa, ma olen siukse lappes intervjuudil ja ma nüüd üritan nagu taastada seda, et ja ma räägin, et ma ikkagi tulin siia tööle, et töö ajal ma tõesti ei joonud, et tegin ära ja Koit Toome oli väga tubli, et alati tuleb öelda, et tiim on ka väga tubli, on ju. Et see siis nagu jääks nagu lõppu jääks ikkagi, et Brigitte on professionaalne, mitte see, kes Eesti meeskuulsused üritab suudelda, kui nad ei taha. Mulle meeldis see switch lihtsalt üks, et sa oled mingi, Andrei, sa oled nii bussi, et sa muga tatti ei pane. Aga ei, selles suhtes pidu oli hea. Koit Toome oli väga professionaalne. Kusjuures Koit ütles päris naljakalt mu selle nime. Ma ei mäleta, mis see küll oli. Vaata, mul oli see, et sa ei ole niikuinii asjadega kursis, aga siin vahepeal on mind pandud mulle Armeenia nimi, et mind kutsutakse siin Andrei Sevakjaniks. Nagu Tigran Gevorkjan ja Stefan Airapet. Ja põhimõtteliselt Sevakjan, vaata. Ja siis Koit ütles ka kuidagi nalja. Aga paljud ütlevad ka Ževakin, kas see on tõsi? Ei, mul on Zeti, mul seda katust ei ole. Ževakin, Zeti katus, vaata. Paljud ütlevad Ževakin. Vaido Panel ütles ka, kui ma rääkisin, et Andrei Kiusepärge saatke teda mulle eetrisse. Vaido Panel peab arve ka ära maksma ju. Mis arve? Nagu Irene, vaata. Irene, maksa arve ära lihtsalt nagu. Aga siuke huvitav see video meil siin on. Mis muljed sul on siis? No kokkuvõtlikult ikkagi päris palju jälgijaid sain juurde. Thanks selle eest. Saida? Jaa, Instas sain päris palju juurde ja siis ma vaatasin ka, et keegi ütles sellise lause, et ma ei ole Brigitte peale varem kade olnud, aga nüüd küll olen. Kas sa päriselt oled nagu mingi tahetud mees Eestis või? Ma ei tea. Ma ei ole ausalt kursis, aga siin oli üks hea kommentaar. Nii hea pilt oli see ka, mulle nii meeldis. Aga siin oli hea kommentaar, et väike õlavare patsutus, käevare pigistus ja käsi kõhu peal näitavad, et siin on rohkemat kui bachata. Ütles keegi Andrei Sevakin kunagi ühes oma videos. See on reaalselt legepilt, tema saab kokteilikoolitusele tasuta pääsme kindlalt. Wow, lihtsalt, vaata sõbrad, siin on täpselt see moment, et ükskõik, mis te kunagi ei ütle, see nagu see lihtsalt tuleb tagasi sind hantima nagu lihtsalt. Aga ilus pilt oli see, jaa. Kas ma mõne su pruudiga vihastasin välja või? Miks sa ei vasta? Ma mõtlen, ma ei tea, et see võimalik võib-olla, aga ma ei tea, ma arvan, et nad pigem võtavad seda naljaga kõike. Ja. Tegelikult on meil asi tõsine, on ju. Ma mõtlesin, et kas sa oled ennast nii bussisse faasi mängid, sa pead mingit selitustööd tegema, sa pead ütlema, ma olen Andrei Sevakin, ma olen ära tõusnud, mul on tore mees, ma suudlen, keda ma tahan. Ma ei taha neid kommentaare pärast lugeda siin, et mis te pärast videot tegite. Nagu tänast videot või? Ei, nagu see on alati, see nagu, kas ma mäletan, ma tegin Seidiga, tegin Aadaga ja see olid veel mingid inimesed, siis alati pärast kommentaare hiljem, et neil on küll mingi teema oli pärast seda. Jaa, ei pea bachata videot samamoodi ja öeldi, et on teema ju. Kuule, aga kui bachatast rääkides, meil siin tegelikult aega on, võime seda ka meelde tuletada. Paneme kaamera kinni ja siis joome täis ennast. Nii naljakas, ma kusjuures päriselt arvan, et paljud arvavad, et me varsti sebime, kui me juba ei sebi. Juba räägitakse ju. Päriselt või? No kui sa kommentaare loed. Mul on nii palju, ma ütlen neid kuulujutte, kellega ma sebin, neid on ausad, ma olen 6 erinevat nime kinni püüdnud. Kas on ikka kuulujutud?
nagu ei, mul on kuulujutte küll, ma neid nimesid ei hakka nimetama. Ütleme üks kuulujutt, mis ei ole tõsi. Aga ma ütlen alati kõikidele, et kõik on tõsi, sest keegi ei tea, vaata, kus ma ütlen, et ei ole. Okei, no cancel ta siin samas praegu AZ-n Chillil kanalil. Cancel ta üks vend ära. Üks vend, kellest sul ei ole kahju. Ai, mul on kõigist kahju, ma ei saa. Nii. Mul on kõigist kahju, ma ei saa. Ei saa öelda või? Aga keda sa oled kuulnud näiteks? Ei, sa ei ütle seda. Lõpeta ära. Okay. Selles mõttes sa andsid mul ise praegu free pass, ei või? No näiteks ma võin öelda, Juss Haasmaga vaata panime story üles. Ja Juss Haasmaga olime Pärnus. Juss oli seal kõrval ka, kui me sinuga suudlesime. Temaga me oleme full on, ainult sõbrad. Nüüd. See on kõik, see video läheb kinni, aitab. Recycle me, kõik läheb kinni. Ma käin Andrei Sevakiniga avalikult varsti. A-tähega mehed on mu nõrkus. Kas ma ütlen veel ühe A-tähega? Harimati või? Temaga sebime tähega. Ja, Harimati on lahe. See on täpselt see, et inimesed ei saa aru, vaata, sa oled nagu nii räägid mingistest sellistest asjadest nagu meie siin samamoodi. Ja siis inimesed ongi, kas nad sebivad või sebivad, mis teema on, vaata. Ma sebin küll ja ma võtan kõik omaks. Aga ongi, enne abiel on kõik sõbrad. See TikTok oli päris hea. Sa panid enda sinna kanaliga ja vaatame korra selle üle, vaata. See lõpp oli see nii ideaalne lihtsalt. Kusjuures 60 000 vaatamist. Mul on tegelikult rohkem isegi, mul on 80 000 ka olnud. See tuleb täis meil. See on päris rets tegelikult. No. Ma teen ise videod Alle kanalile selle asja peale. Kuule, aga ei, show oli super ja ma jäin ülirahule, tõsiselt. Koiduga oli nii kõva. Keegi ei küsinud, Brigitte. Ma ise küsisin. Oleme varsti suhtes. Ise vastab lihtsalt. Ma rääksin ise, ma teen. Hari on ka nii armas. Ei, see kui teie podcast oli kusjuures väga hea. Oli on ja meil on ka ikkagi. Aga mul on see, vaata, ma ütlesin, Kaila reaktime koos sinna ja siis lihtsalt ma arvan, et mina, sina, Harimati, Mustanen, Kristina Pärtel peame tegema telesaate literaali, andke like'iga teada, et jälgijad, kui huvitaks. 1300 laiki, Jesus Christ. See on väga, aga ikkagi mõtle protsentuaalselt vaata, mul on 76 000 jälgijat. Ei no, selles suhtes nagu kommentaar on ikka kommentaar. Arvu mõttes küll 1400. Kuule, loogiline, see oleks nii lahe täielik Dream 4, et me peame lihtsalt, ma näitasin kusjuures seda videot ka Anu Saagimile ja ütlesin, et Anu vaata, et see on kõige vaadatum video Skys ja ta ütles, et ta vaatas seda, ta naeris ja ta ütleski, et reaalselt see ongi Eesti meelelahutusmaailma olevik ja tulevik nagu Koorekiht at its best tõesti. See oli jah, kui niimoodi see intekas kokku võtta, nagu see oli. Ja see näitab, kui savi meil on ja on kõige tähtsam, see kõigil on fun ja kõigil on chill ja kuidagi Andrei Sevakin on chill. Kaotsin su nokamütsi ära. Keegi mees võttis selle mu peast ära. Ma isegi tean, kelle käes. Toogu tagasi. Ja toogi tagasi, please. Jaa, ma tahan kanda seda. Brigitte siin käis pühakal flexis minu merchiga ja kui sa tahad merchi osta, siis ma ei hakka rääkima. Ma ei räägi, mis bluusi ma oleks pannud. See jääb meie vahele. Ja sa ei räägi ka ühtegi mu saladust. Mis bluusi saaks pannud? Ei midagi. Okei, katime välja siis. Ma ütlesin see. Okei. Tema kirjutas ka mulle kusjuures. Selle peale või? Ma ütlesin talle, panin XD ja panin klouni märgi nagu, et ma olen kloun. Aga see oligi nali nagu, ma ei viitsi seletada nagu, saage aru, et see oli nali. Ma saan aru, kui ma oleks kuskil päriselt mingi, ma ei tea, mingi full on, mingi amelenud ja mingi petnud oma abikaasasid, siis oleks mille peale reageerida. Kuna me oleme kõik ikkagi. Me ei ole abielus, vaata, me võime vabalt ameleda. Okei. Palun lõpetame ära, ma tahan koju. Okei, ma arvan siinkohal tegelikult ja siis. Ja tule palun mu Normani etendust vaatama ka, on ju. Kui sa kutsud? Kutsun küll, millal sa saad, siis tule on ju, vaata ise. Pakkuma, muidugi, aitäh sulle. See on tõesti hea, ma luban. Aga jah, muidugi, mis sul veel, sul on siis Normani etendust, kui sa siin juba hakkasid enda nendest asjadest rääkima. See on hästi tore, see on nagu selline sihtgrupi mõttes, Koiduga oli mega tore. Aga ei, sihtgrupi mõttes on selline viisakas kvaliteet huumor, mitte siuke läbra, mis seal toimus, mis on ka omaette naljakas. Ja siis ma toodangi sulle contenti Armastuse malev. Kuna see tuleb siis sügisel? See tuleb ilmselt eetrisse sügisel jah. Ja siis mul on reisid, LA-sse lähen, tule ka oktoobris ja lähen Bachata festivalil, sinna võid ka tulla, nii et näed, kõikide teemadega me sobime.
ja sünnipäevad ja kokteilikoolitused ja tagasi. Mis meil oli selles sinu podcastis, et me hakkame koos bachatat tegema siis, kui Krets ja Indrek tulevad treeneriks meile. No. Teeme ära me. Kes need on? Ma ei tea enam at this point. Need on eelmine elu. Ma olin siis veel eelmine Brigitte, kes ei olnud Andreiga musitanud. Nüüd on peale Andreid vaata nagu paka. Mõtle, kui asjaolud tegelikult muutunud aasta aega. No põhimõtteliselt jah, kunas see siis see video oli, siis see bachata video, see oli ju siis aasta aega tagasi. Jah, põhimõtteliselt mais kunagi. Ja kusjuures aitäh sulle, et sa triggerdasid, sest et see pani mul asja huugama rõvedalt nagu. Ma istusin seal Miami's, tegin 2 nädalat, mul oli juba nagu video rõvedalt. Ja see näitas tegelikult ära selle, et kui palju mul on heiterid, vaata ka selles mõttes, et tuli nagu üks vend, kes suurelt julges nagu mind ikkagi kritiseerida, nagu veits lolliks teha, nagu õigus põhjusega, sest et see oligi lollakas video, see oli naljakas, aga see, et ma läksin närvi tänapäeval, ma ei läks elu sees enam närvi, see oligi naljakas, mis sa tegid. Aga vaata, ma olingi siis natuke nagu teises kohas oma elus, natuke teine peatükk, kus ma ei olnud üksi, ehk siis see reaktsioon, mis minult tuli, ongi nagu see, kes ma olin siis. Praegu ma naeran kõige peale, mis sa teed. Ma naeran kõige peale, mis iganes keegi teeb. Aga minu küsimus on see, et kas su sõbrannad ka arvasid, et see läks üle piiri? Ei, see oli üldse nõma, et ma nemad kaasasin ja see oli kõik, see oli nii lollakas kuidagi. See oli nii, ma olin tunnen, et ma olin nagu nii tobe, et ma üritasin kontrollida, see oli ausalt täiesti kuidagi eelmine Brigitte. Lihtsalt see nagu see. Nüüd on näha siit videost ka, kui savi mul kõigest on, ma teen lihtsalt enda asja, siis ma olin nagu hästi ära kammitsetud kuidagi. Ja ma mäletan lihtsalt see samane story lihtsalt, need sõbrannad, mul oli nagu sõbrannad, ma lihtsalt jälgisin seal mingi, sa läksid üle piiri, Andrei, ja siis nad istuvad seal, nad on mingi. Üldse ma nad sinna olukorda vaata panin ja värki, see on kõik hästi nõme. Et nüüd on palju toredam kõik ja ma ütlen tõesti, elu on kõige ilusam, mis ta praegu on olnud, aga ja ma ütlen ka, et tänu sellele videole ma sain aru, et ma tahan nüüd mõni aeg olla kaine. Et selliseid pidusid peab lubama endale ikkagi harva. Ei no vaata ongi, näiteks minul on see, nagu ma vist mingi paia sellel asjal, ma olin veits seal juba joogine, ma mäletan, ma vist reporter oli, kes tuli muga intekat tegema, mul oli juba 3. koks oli. Ja nad tulevad alati siis. Ja siis ma juba hakkasin 4. tellima või oli 2. koks oli, ma hakkasin 3. tellima ja siis just pandi mul lava peale see reporter, tere, kuidas teil läheb ja mingi siuke vaat. Nad teevad alati nii. Ja pärast seda ma olegi nagu okei, ma ükskõik nagu üks gin tonic on veel okei, on ju. Ja, aga sa unustad ära selle reegli iseendaga, ma mõtlesin, et kunagi ka peale olümpiku intervjuud, et ma anna kunagi täispeaga ühtegi intervjuud, vähemalt mitte nagu Kanal 2 on ju. Seda ma tahaks näha. See oli kohutav, seal ma olin kuskil mingi padja peal, mingi hääl täiesti lapis, armastuse malevad vaadake. Jube, ma juba tean, kuidas inimesed kommenteerivad, vaata ma vaatan alati hästi sooja pilguga, ma tean, et ütlevad, et Brigitte vaatab Andreid nii arma pilguga. Ma mõtlesin seda enne ka, et ma lihtsalt ei taha neid kommentaare pärast lugeda. Miks, see on ju au. Saad jälle öelda, et näe, Brigitte on minust armanud, aga ma ei taha teda. No. See on väga aus nii-öelda siis see title no. Yeah. Aga mis video pealkirjaks saab? Ma ei tea, ma lihtsalt panime BSA-ga tatti lihtsalt. Pane jah, see on väga hea. Ei, panime BSA-ga tatti. Thumbnail on vana. Ja siis jälle. Nüüd võiks hakata sina suruma teiega. Aga ei, sa oled ju, okei, ma ei hakka. Ühesõnaga, kui õudne ma 25. Sa ütlesid praegu, sa oled nagu onu Saagim praegu, sa ütlesid mjau. Või okei, ta mõtleb kurnjau, sorry. Aga kuule, me oleme siin juba tund aega seletanud. Nii et ma arvan tegelikult. Toimub. Nüüd küsin mina, mis toimub. Pakime asjad kokku, kaamerad kinni ja lähme. Aga ei, väga tore oli. Mul on hea meel, et me oleme lõpuks siin ühel kanalil ka. Äkki kunagi sa tõused sinna põhikanalil ka. Teeme mingit contenti. Seal suudleme siis. Sa lubasid. Okei. Aitäh kutsumast igal juhul. Ja, ei, väga tore oli. Ma loodan teile ka meeldis. Kui te tahate Brigitte näha põhikanalil. Ja, siis meid suudlemas põhikanalil. Ja, siis andke teada. Ja siis subscribe'iga ja värki. Ja värki, ja. Aga ei, tore, ma loodan, teile meeldis. Ja teiega siis näeme juba järgmises videos. Tšau, pakka.